teeme seda intervjuud praegu mere ääres ja Saaremaa mehena on see meri on sinu jaoks vist arvatavasti oluline asi. Jaa, et meri on kindlalt väga olulisel kohal minu jaoks, et olen ma ju kasvanud mere ääres niimoodi, et hommikul õuauks lahti ja meri on meetri kaugusel, et väga hea tunne on ja siit edasi ma sõidangi praami peale ja lähen Saaremaale ja lähen jälle mere äärde, et kindlasti täidab see minu südames mingid lüngad, et kui ma saan seal mere ääres olla. Sa oled Kehelkonnast pärit? Jaa, et sealt olen üles kasvanud Kehelkonnast 3 kilomeetrit mere äärde veel Papissaare on õige nimi, et praegu me enam seal ei ela, et elame natuke kaugemal Lümanda vallas Karala poole, aga jah, Kehelkonnalt. Räägi, Indrek, kus see spordipisik sinu sisse tuli? Kuidagi, kas oli korvpall oli esimene valik või oli seal mingid spordialasid ennem ka juba mõttes, mida sa harrastasid? No põhimõtteliselt ma arvan, et ikkagi koss oli ikkagi see, mis oli algusest peale ja mis on jäänud, et kõike muid asju, nagu ikka kõik lapsed on teinud kooli ajal ja ema oli heal tasemel, siis vanasti öeldi väravpallur, et ema oli siuke sportlik ja alati igal suvel võttis osa kõikidest Saaremaa spordivõistlustest, et tol ajal oli hästi populaarne, olid Viidumäe mängud siuksed iga suvi, et eri valdadesse toimus siuke karussell, et sealt nagu oli see sportlik suvi iga aasta olemas ja kooli talve ajal siis mängiti nagu vallameistrivõistlusi ka korvpallis, et sealt tädipojad mängisid ja telekast Eesti koondise mängud, Kalevi mängud, et kõik vaatasid ja tegelesid sellega, et siis oli endalgi väga suur tahtmine ja kui olin, ma ei tea, kas oli siis äkki 3. või 4. klass, kui hakkas koolis siuke korvpalliring ka pihta, et treener Monika Kallas võttis sealt usinamad poisid ja tüdrukud siis kokku ja niimoodi me hakkasime sealt pihta vaikselt. Kui nüüd võtta sporti üldse, siis kas oli ka muid ahvatlusi, millega tegelema hakata, milliseid valikuid see Saaremaa ja see Kehelkonna kant nagu üldse pakkus? No põhimõtteliselt vist nagu väga ei olnud tõesti, et korvpalliring meil seal hakkas, eks rahvatantsuring oli ka kindlasti, et siis tuli sealt valida kahe vahel, et mina ikkagi tahtsin sporti teha, et rahvatantsu ma ei läinud, jah. On Rapla meeskonnas olnud ka Hiiumaa mehi, et kas ütleme selline Saare meeste niisugune omavaheline väike niisugune mõõduvõtmine või selline Saare ja Jonniga meeste mõõduvõtmine ühes meeskonnas on edasiviiv jõud? Kindlasti, et siukest tögamist ja nalja saab omavahel kindlasti, et mäletan, et Paasoega siin, kui selle pronksi koos võitsime, siis peale mängu Paasoja ütles, et okei, et tänaseks võime naljad kõrvale jätta, et täna oleme ühe saare pealt, et nüüd naudime seda, et homme paneme edasi, et siukest tögamist saab kindlasti, aga no töö on töö ja aga teeme asjad ära, et trennis me ei vaata passi, et kus sa pärit oled ja aga siuke lahe seik küll jah, et on nalju, mida omavahel rääkida. Saaremaal jäi kodukoht sulle väikeseks, läksid Kuressaare edasi. Räägi sellest ajast veidi. Niimoodi, et Kehelkonna ajal juba tuli siis Kuressaare treener Enn Laanemäe oma poistega Kehelkonnale meie vastu mängima ja peale seda matši siis ta tuli minu juurde, et kas ei tahaks hakata linnas trennis käima ja nende eest siis mängimas ja põhimõtteliselt niimoodi oligi, et ma mõnikord sattusingi sinna linna Kuressaarde trenni, SKVS trenni ja aga rohkem käisin võistlemas kui seal treenides, sest trennides käimine ei olnud ka nagu siuke tavaline, et tuli sättida ja distants on mingi 30 kilomeetrit rohkem võib-olla isegi, et niimoodi ma seal hakkasin linnas käima, aga põhimõtteliselt edasi ma läksin ikkagi Tallinnasse, et Kuressaares ma koolis enam ei käinud, et Kehelkonnalt otse Audentesesse. Jah, selle koha peal pakume ühe väikese mõtte Gert Kullamäelt Indrek Kaubanga kohta ja jätkame üsna peatselt. Et ma usun, et tegemist on niisuguse spordimehega ja visahingega, et ta on võimeline mängima nii-öelda 3 positsiooni, 4 positsiooni
ja kaitses võib tema peal alati kindel olla, ta on füüsiliselt tugev vend ja võib katta endast väiksemaid ja võib anda seal ka keha, nii et noh, niisuguseid korvpallurid on meil veel Eestis, just niisugused, no kuidas ma võib-olla isegi natukene nagu niisugune ebastandardne mängija, eks ole, et ta on ju siin Raplaski Aivari käe all mänginud nii-öelda nii ja naa, et olenevalt sellest, milline see koosseis edurivis seal neid mehi on, eks, nii et mina küll loodan et ta mahub ka tulevikus Tiit Soku valikusse ja et ta on nagu valmis aitama, et ega ma ei oskagi muud öelda. Ma arvan küll, et mingi tahtmise taha või mingisuguste oskuste taha asi ei jää. Küsimus on lihtsalt see, et mees püsiks terve, nii et noh, see on kõige tähtsam. Juba rääkisid ennem seda Audentesesse minekust, nii et Tallinnas alustasid Audenteses 3. liigas ja samal ajal tegelikult mängisid teist liigat ka Kuressaare meeskonna eest ja olid ka U18 koondises, et üsna tihe aeg. Ja esimene Audentese aasta oli tõesti ütleme minu jaoks korralik värk, et Kihelkonnalt tulles Tallinnasse põhimõtteliselt nagu muutus oli nii drastiline minu jaoks, et see koormus, mis seal peale hakkas, ma ei olnud uneski näinud, et midagi võib et sport võib raske olla, et see ei ole lihtsalt niimoodi, et lust ja lillepidu, et sellised regulaarsed trennid, jalad kogu aeg haiged, pead õppima koolis, mängimas käima veel 2 võistkonna vahel, ja nagu ütlesid, et siis Audentese eest mängisime esimene aasta 3. liigat, oma noorte poistega käisin Saaremaa eest mängimas 2. liigat veel. Ja siis kevade poole vist oli juba, hakkas seal mingi koondiste kogunemine, et see oli ka minu jaoks esmakordne, et koondise piirimaile kohe sain, et kõikidest nendest asjadest olin nagu unistanud ja mingil hetkel hakkasid need tulema, et just nagu koondist silmas pidades, et see oli nagu raske, aga samas ma kaifisin seda kõike ja siis hiljem oli juba palju lihtsam. Meistriliigas hakkasid sa, Indrek, mängima 2007-2008 ja Triiepõet Talke meeskonnas. See oli üsna suur üleminek, võib arvata ikkagi, meistriliiga ja nüüd ütleme seal 3. liiga ja kõik need olid ikkagi üsna erinevad asjad arvatavasti. Ja, et juba sinna Audentesesse spordikooli minek oli nagu suur muutus, et ja siis meistriliigasse saamine, et see vahe oli jällegi omakorda väga suur ja drastiline, et kuigi mul selle võrra võib-olla oli lihtsam, et mind seal kooliaastatel ikkagi kaasati mõnda trenni ja ma olin nagu natukene kogenud seda trennitaset, mis Tiit Sokul oli seal, et suviti olin isegi laagrites käinud Kuremaal Sokuga seal nii-öelda, mäletan ühte surmalaagrit ja et mingi pilt mul oli ees ikkagi, et mis tööd seal tehakse, aga jah, sain võistkonda ja sain isegi mängida seal tol aastal ja päris palju isegi mingi hetk ja mäletan, et selle aasta siis meie vanur Gert Torbek oli muuga seal võistkonnas koos, et mu esimene aasta möödus koos temaga, et tema oli siis siuke nooruke tõusev täht ja säras Triiepõeti võistkonnas iga mäng 20 punktiga ja rohkemgi veel. Ja see Triiepõet Talke meeskonna tase oli ikkagi piisav. Tundub, et sellele järgneski juba siis 2 hooaega Kalev Cramos ja peatreener oli, veel mäletame vast sellist treenerit kui Nenad Vutsinits. Ja sellega on ka oma lugu, et ilmselt ma oleks sinna edasi mängima jäänud, kui võistkond poleks ära kadunud pildilt, et tulid rahalised raskused ja võistkond läks laiali ja mängijad jagunesid ära, et täpselt ei mäleta, kuidas sinna Cramo trennidesse sattusime, aga sinna me saime mingi kambaga ja valiti mind sinna võistkonda, siis sain siis nagu suurte meeste kõrval olla, et minule kui siuksele algajale korvpallurile oli mida vaadata ja millest õppida, ütleme nii. Ja 3. hooaeg siis 2009-2010 tõi ametisse poole hooaja pealt Arar Varraku, kuid sina seda hooaega lõpuni mänginud ja hakkasid uued tuuled puhuma
lahkusid veebruaris 2010 Cramo ridadest? No põhimõtteliselt ei lahkunud, sest jah, Varrak sai peatreeneriks poole aasta pealt, sest Vutšinits pidi koju sõitma kahjuks, et mina lihtsalt mängisin esiliigat lõpuni, kuigi osalesin ikkagi Cramo põhivõistkonna nagu treenides ja töös, et lihtsalt kuna mu vanuse piir oli juba vist ületas seda, et võisin mõlemat liigat mängida, et siis otsustasime, et kasulikum on hooaeg lõpetada esiliigas. Algaski Rapla periood ja piimameister automeeskond loodi sellest järgmisel hooajal. Üsnagi selline värske hingamine tundub olema, et millised olid sellised, ütleme siis mõtted ja plaanid, et sattusidki siis Rapla vast loodud meeskonda? Ja see oli huvitav suvi, ma mäletan, et seal ma ise käisin Rakveres vist korra seal paaris trennis, et kuhu ma siis maandun, et siuke asi oli tõesti ja mäletan, sain Saku Suurhallis Jaak Karbiga kokku, tema rääkis Rapla plaanidest, teadsin Indrek Ruutu ja ütleme, et suhteliselt kerge oli otsustada, et Raplasse minna, et ja kui ma sinna läksin, siis oli Sven Kaldre, Janar Soo, Madis Pärn, siuksed vennad olid juba ees, et kõikidest nendest on minul nagu suured sõbrad saanud nüüdseks, et sulandusime kokku hästi ja mängisime kossu koos, mida veel tahta ja mängisime minu meelest väga hästi selle noore kamba kohta ja Ruut tegi meiega head tööd ja et kõik see üldfüüsiline ja korvpalli osa olid nagu tasakaalus minu meelest ja et mida ühele noorele arenevale korvpallurile veel oleks tahta olnud nagu, et ma arvan, et see oli nagu suurepärane samm. No vastab tõele see, et sa mainisid seda, et nagu seda arenemise poolt, sest Raplas saidki see 2,5 hooaega mängida ja uuesti Cramo kutsus sind tagasi ja otsustasid uuesti Cramot aidata ja lahkusid sa Raplast tugevama mängijana, et mis sa sealt Raplast tollest 2,5 hooajast kaasa said? No ma olin palju mängijana palju suurem, selles mõttes suurem, et nagu Ruut mulle tol esimesel aastal lubas, palju mänguminutit saingi palju, et mängisin mõned mängud isegi 40 minutit seal, et kogu aeg üle 30 minuti iga mäng, et kogemust mängijana oli mul juba rohkem ja ma räägin, et üldfüüsiline ükepool oli ka korralik, et ma füüsiliselt olin korras ja mingi praktika oli olemas ja et jah, suurte mängude kogemus, et tugevate vastaste vastu sellist mul nagu ei olnud, et seda oli näha ka alguses, et eks nagu kes on harjunud mängima nagu CSKD ja selliste meeskondade vastu, et nende enesekindlus on palju suurem, aga muus plaanis ma arvan, et ma olin valmis nagu Cramosse minema, et ja see hilisem kogemus on mind jällegi aidanud, et ma arvan, et jah, ma olin nagu korvpallurina kindlasti tugevam, kui ma läksin nagu Cramosse tulla Raplast nagu. Nagu olid Raplas, Indrek, 2,5 hooaega jäi ka Cramo periood sulle, see teine nii-öelda Cramo periood 2,5 aasta pikkuseks ja tuli siis uus tulemine Raplasse, tulemine number 2. Jah, ju siis sai Cramos aeg täis, et mul oli viimane Cramo aasta oli siuke ebaloomulik, olin vigastada saanud koondise ees suvel ja ma ei saanudki nagu selles mõttes jalgu alla ilmselt, et vastata Cramo standardile sel hetkel, et ma olin endas natuke pettunud ja teistes võib-olla natuke pettunud, ja ma otsustasin tõesti, et ma tahan muutust ja Rapla tundus mu jaoks kõige loogilisem ja õigem variant sel hetkel, et laps oli tulemas ja Kaisa on Raplast ja kõik Jaagu töö Raplas ja meeskond arenes ja oli just pronksi saanud, et tundus jälle õige samm tagasi tulla Raplasse minu meelest.
aastal 2017 selles koondise aktas, siis olid täieõiguslik Eesti korvpallikoondise liige ja tegid kogu tsükli kaasa. No ütle, kui suur unistus ja kui suur eesmärk on ühele, ütleme kas või siis sportlasele, aga konkreetsele korvpallurile ikkagi jõuda oma riiki esindama koondisesse? No minule on alati koondis olnud nagu väga tähtis asi, sest seal, kust ma tulen, Kihelkonna, ma ei osanud unistada suurelt, et ma unistasingi ausalt öelda siis Kalevisse jõudmisest, Eesti koondisest ja välismaal mängimisest, et 3-2 on täidetud, et kui see 3. asi ka täitmata jääb, siis ei ole ka hullu, sest tõesti ma poleks nii palju lootnud oma korvpalluri karjäärist, sest nagu ma ütlesin, et ma ei osanud võib-olla tõesti nagu suuremalt unistada tol hetkel ja et koondis on olnud jah, väga tähtis asi minu jaoks, et ma olen saanud mängida ja mitte lihtsalt nagu osaleda, et üks tsükkel olin nagu selles mõttes algviisiku mängija ja ma olen nagu väga rahul, et mul on siuksed võimalused olnud elus. Koondise tsükleid ja klubis mängimist on ikkagi vaja kuidagi siduda ka, et ja taastuda nii ühest kui teisest, eriti veel praegu, kus need koondise tsüklid nagu kiputakse nagu vist ka klubihooaja vahele nagu panema osaliselt. Kui raske on nagu ühest rollist teise minna? No, see on siuke, ma ei tea, eks see oleneb, ma arvan, kindlasti mängijast, et jah, see on raske värk tõesti, et seal hooaja sees nagu teisi mänge pidada, et ma ei tea, kas see on nüüd õige või vale või aga noh, nii ta on, midagi teha pole ja koondis on tähtis asi, et tuleb leida kompromisse ja ega elu siis elamata ei jää. No viimases koondise aknas sa nüüd küll ei osalenud. No ütleme niimoodi, et oli teada, et sa olid tegelikult valmis nagu aitama, kui peatreener Tiit Sokk seda võiks vajada. Jah, tegelikult oli see juba päris varajases faasis teada, et Tiidule ma helistasin ja ütlesin, et vaatame hooaja lõpus seda asja, et siis jutud tõesti niimoodi jäid, et lähevad nooremate meestega lahingutesse ja minu meelest see toimis ja alagrupist edasi saadi ja vanemad said natukene vaimu puhata ja keha puhata. Käesolevaks hetkeks oled sa 30-aastane. No, tegelikult peaks olema mängi jaoks kuldsed hetked, kuldsed ajad, eks ole. No, ei ole veel seda vanust tõesti nii palju, et sa võiks mõtelda, nagu sa enne mainisid, ka välisklubi peale, et kui tugevalt see sinu mõtetes ja sinu soovides on? Eks ikka on, et ma siin peaaegu olin vahepeal juba ära minemas, et kindlasti on ta mu mõtetes, et aga noh, tõesti 30-aastane juba olen ja nii-öelda pereinimene tugevalt, et tuleb väga kaaluda, kuhu ja miks on vaja üldse minna ja praegu ei ole nagu sellist head varianti tulnud, et kui peaks tulema elus siuke variant, kus ma saan oma pere kaasa võtta ja kõik ennast mugavalt tunnevad, siis kindlasti kasutan selle võimaluse, aga praegu elus ei ole tulnud sellist varianti veel. Siinkohal saame kuulata spordi- ja korvpallikommentaatori Ivar Rutsanko mõtteid Indrek Kamipangast. Töömees. Selles plaanis töömees, et tema peale saab loota. Eks sa alati, no võib-olla vaimusilmas on see, et me ju tahaks alati, et üks mängija oskaks sisse panna igast asendist, et ta võtaks kõik lauapallid ära, et ta oskaks kinnisilmi söötu jagada ja nii edasi, eks reaalsus on paraku midagi muud. Et isegi võib-olla selliseid mehi ei ole, keda ma siin praegu nimetasin, mitte ainult Eestis, vaid üldse maailmas on. Aga Indrek on selles mõttes mängija, kelle peale saab loota. Ma pean silmas just treenerit, võib-olla ka fänni. Ta tuleb väljakule, ta teeb omad asjad ära. Vahest natuke paremini, vahest natuke halvemini, aga selline, selline mingi keskmine tase on juba päris kõrge tase on Indrekul minu arust olemas ja tema puhul kõige suurem faktor on tervis.
et kuidas see vastu peab, et kui Indrekul tervist nii-öelda on ja ta saab järjepidavalt harjutada mängida, siis ma arvan, et tegelikult ta võiks olla siin järgmisel 5-6 aastal väga kindel Eesti koondise mees. Teeme väikese lõpupoole, see intervjuu lõpupoole väikese põike ikkagi ka sinu enda ehk isikliku elu poole. Ei ole sul olnud väga palju võimalust sellest poolest rääkida nii pikalt kui ehk nüüd. Kui palju see Raplasse tulek ikkagi oli seotud sellega, et sul on nüüd pere Raplas, sul on väga äge ja vahva poeg, kes samamoodi põhimõtteliselt elab korvpall käes juba. Räägi sellest korraks. Eks ta muidugi on suur mõjutaja, et õnnestus Raplas tõesti endale leida selline kaaslane, kellega ma olen saanud lapse ja kellega ma kindlasti tahan veel lapsi saada ja kuna Raplas on nagu suurepärane võistkond ka, siis 2 asja kokku ongi nagu siuke täispakett, et mida veel tahta minu meelest, et see juhtus juba päris ammu tõesti, et kuna ma siit Kaisa leidsin endale ja vahepeal käisime koos ju Tallinnas, et eks ta kindlasti oleks nõus muga rändama kus iganes, aga Raplas on olnud lihtsam nagu lapsega majandada ja see oli nagu tõesti suur asi, et alguses mõtlesime, et on nagu parem väikest last nagu Raplas kasvatada, lasteaeda viia ja tuua ja vanaema on olemas, vanaisa on olemas, et kõik on käe-jala juures, et niimoodi on olnud ja mugav on tõesti olnud, et ma ei kujuta ette, kui oleks seda kõike pidanud tegema kuskil Tallinnas või kus iganes, et ma tõesti ei kujuta ette, et kui palju seda jooksmist ja tassimist siis oleks kõike. Sinu päevakava, kui sportlase päevakava on kohati kindlasti üsna rutiinne, kuid teisalt, nagu öeldakse, igal asjal on 2 poolt, ka pingeline. Lähedased elukaasana peavad ikkagi harjuma sinu rütmiga, sinu päevakavadega. Mäng ei alga ju tegelikult avavilega ja ei lõpe lõpuvilega. No tõsi ta on, et sportlasena aina nagu üldse, ma arvan, on keeruline olla, sest need rutiinid ja graafikud ja asjad, need on hoopis teistsugused, et nädalavahetusi ju ei ole ja vabad päevad on, kus jumal juhatab, et planeerida on väga raske koos asju, ja nagu jah, et mäng tõesti ei alga avavilega, ja ei lõppe, et lõpuvilega, et vanemana ma arvan, et on kodus rahulikum, noorena kindlasti elasin rohkem asju läbi ja kindlasti on Kaisa saanud oma osa ka mingite asjade eest, et kuna me oleme tõesti juba kaua koos olnud, siis me tunnetame ja mõistame üksteist paremini ja oskame mingeid asju juba eeldada ja tunnetada, et kui ei ole vaja torkida mingeid asju, siis ei torgita ja samamoodi mina ei torgi tema tööasju mõnikord ja ma näen, kui on vaja torkida, siis peab torkima ja tema oskab ka ja küll ta oskab neid nuppe juba vajutada, kui peab vajutama ja aga tõesti, et seda mängu elatakse ikka kodus ka ikka läbi, et mõnikord vähem, mõnikord rohkem, nii ta on ja ma usun, et nii on ka kõikidel teistel korvpalluritel, et samamoodi motiveerimine. Eks muidugi Kaisa motiveerib mind, kui on olnud siuke keerulisem periood ja proovib teha oma panuse nagu teised sugulasedki. Ema mulle helistab Saaremaalt niimoodi, et ma ise ei teagi, et mul mingi mure oleks, aga ema helistab, et kuule, et sul vist on ikka mingi mure, et räägi nüüd mulle ära, et ma siin telekast vaatasin seda mängu, et see ei ole õige värk vaata, et ise mõtled küll, et kõik on hästi ja võib-olla oledki nagu nii rutiini vajunud, et
ei taju enam, mis on õige, mis on vale ja siis ongi lähedased väga olulised, kes neid nuppe vajutavad ja läheb otsast peale uue hooga ja paremini kui enne. Vahepeal viskatas ka siin kaadris sinu poeg Jarek elab korvpalli sees. On vist isale hea tunne küll ikka. Ei saa salata. Ei, absoluutselt on, et ütleme nii, poiss arvab, et Rapla tähendab korvpallisaali, et kui ta on nagu saalis kogu aeg olnud ja meie suurepärased Rapla fännid aplodeerivad Rapla, siis poiss on sellest nagu saanud mulje, et see tähendab seda hetke seal korvpallimängu. Kui me Raplast räägime, et lähme Raplasse, siis tema arvab, et me lähme saali palli mängima, et korvpallist saab meil vanema ema ja isal on korvpallist vahepeal tõesti siiber ees ka, siis kodus ainult üks korvpall ongi, et küll peab ema tantsutüdruk olema, küll isa peab kohtunik olema ja küll tal on oma treeneri rituaalid seal ja pooleks pallid ja kõik elemendid on kodus olemas, mida tegema peab, et emaga me oleme jah kodus selles mõttes joone peal kindla treeneri käe all, et nii ta on läinud jah, et Koss talle väga meeldib ja kui teistest aladest natuke juttu teha, siis ta ütleb, et talle meeldib kõik, aga korvpall on lemmik ja eks siis näha ole, mis tulevik toob. Indrek, kuulame natuke ka Kaisa mõtteid sinu kohta ja sinu tegemistest, tema arvamusi. No kindlasti on Indrek väga hea isa. Ma ilmselt võib-olla ei oleks võib-olla sa ei mõtle ja ei unistagi sellistest asjadest, aga need 3 aastat, mil meil on poeg olnud, need on väga põnevad ja huvitavad, sest et Indrek on tõesti väga hea isa, et vahel on isegi naljaks, et Indrek on selline rohkem pabistaja isegi, aga eks need olukorrad on ka erinevad, et ühest küljest mina ja teisest küljest tema jälle on see suurem pabistaja. Aga sportlasena kindlasti ka ma hindan tema juures väga seda, või üleüldse korvpallurite juures, et see rutiinitaluvus, see enesedistsipliin, et sa tõesti igal hommikul oled valmis minema, et sa mingi väikse nohu võijalavalu pärast ei saa minemata jätta, et see, kuidas need mehed ja naised, kõik sportlased suudavad seda enesedistsipliini ja seda korda hoida, et see on minu meelest väga uhke asi, minul sellist asja ei ole, et sellepärast ma imetlengi seda väga. Ja oleneb ka kindlasti mängust, hooaja situatsioonist, kui oluline on mäng, kindlasti on selliseid vastaseid, kelle puhul ise tunned ka võib-olla lihtsalt juba fännina ja kaasaelajana, et nii-öelda neid nagu peaks ja võiks võita ja et play-offid on kindlasti väga emotsionaalsed ja ilmselt teinekord rohkemgi kui Indreku jaoks, kuigi ta on ka see inimene, kes ei pruugi välja näidata neid asju, aga ma kindlasti elan üsna palju läbi seda korvpalli. Ees ootab uus hooaeg, et ei saa sellest ka nüüd rääkimata jätta viimaseks. Siin võib-olla nüüd küsiks esimesena, et oled sa saanud oma järgmise hooaja plaanid paika? Oled küll juba siin intervjuus vihanud ja oleme aru saanud, et jätkad küll Raplas nüüd ka käesoleva hooaja, mis ees ootab meid 2018-2019. On see nii? Ma arvan küll, et ma võin siin öelda 100%, et olen Rapla mängija järgmine aasta ja kui midagi ei juhtu, siis nii see jääbki ja olin siin suve jooksul oli siin erinevaid mõtteid korraks. Pärnu võistkond tegi oma parima, aga ma ei näe põhjust, miks ma peaks nagu Rapla vahetama Pärnu vastu ja üldse Eestis kuskile mujale minema praeguse seisu juures. Kui siis ainult välismaale, aga välismaalt, nagu me siin enne rääkisime, et iga pakkumuse peale ei tasu joosta, et pere ikka esimesena ja siis ise järgi, et kui sihukest pakkumist ei tule, siis ei ole mõtet. Ja. Et praeguse seisuga olen Rapla mängija. No natuke kodune korvpallimaastik muutub ja selline meistriliiga formaat
võime öelda, see läheb ajaloo prügikasti vähemalt eelseisvaks hooajaks ja tulemus on Eesti-Läti ühisliiga. Kas see motiveerib sind kuidagi veel rohkem, ütleme, siis endast andma? Mida sa mõtled ja kuidas sa hindad nagu esimeste infokildude põhjal, mis on nüüd juba olemas nagu sellest liigast, et mis on su mõtted? Mina olen väga positiivselt meelestatud, et Läti võistkonnad on natukene ühtlasemad olnud minu meelest, et minu meelest see liiga peaks olema päris suhteliselt tugev ja ühtlane, et mängud saavad kõik olema nagu sportlikud, et kehva vormi see liiga ei kannata, ma arvan, et see kindlasti motiveerib ja ma ootan huviga, et lätlastele nagu ära teha. No siit saamegi järeldada, et oled rääkinud mõttest ikkagi välja ka minna veel mängima, et kindlasti on see Eesti-Läti ühisliiga võib-olla siis ka selline parem väljund kui kodune meistriliiga. No kuigi Balti liiga oli ka meil palju hooaegasid, aga kuidagi tundub võib-olla, mida sina arvad, et see Eesti-Läti ühisliiga võiks olla nagu selline koht, kus veidi rohkem võiks silma paista? Ja võib-olla tõesti, et nagu siis nii-öelda agentidele või mida iganes on see nagu atraktiivsem, et ma arvan, et nagu sportlik tase peaks tõusma ja jah, kui seal liigas nagu silma paistad, siis oled nagu tegija, ma arvan tõesti, et variant on olemas jah, et miks mitte. Aitäh, Indrek, sulle selle pika intervjuu eest ja jäägi muud üle soovida. Mainisid juba kohe alguses, et oled siit Edela-Eesti ranniku äärsetest kohtadest minemas edasi Saaremaale. Soovin sulle ilusat reisi koos perega ja head puhkust nendel ilusatel suvepäevadel ning kohtume korvpalliplatsil juba. Ja soovingi sulle siit head puhkusi jätku ja minul tuleb siuke nädalavahetus ja töö läheb edasi, et olen siin juulikuus ikkagi Indrek Ruudu abiga treeninud koos teiste Rapla meestega, et juuli on ikkagi juba töö